Tere! Täna lähme külla Küütri Rätsepale. Just, et tegemist on siis vanima rätsepa töökojaga Tartus. Väga vahva. Lähme. Tere! Tere! Et mul on siin mõned asjad teile nüüd tuua. Et siin on ühed püksid, mis oleks vaja teha laiemaks. Ja samamoodi on siin üks auk, mis tuleks ära parandada. Ega saan hakkama. Jah. Paar senti laiemaks. Siis on üks sakk, millel on siit vooder kõik katki. Te teete sellist asja ka, jah? Jaa, ma panen õue voodri. Et see vooder oleks vaja ära parandada. Ja kas te naiste asju ka teete lühemaks või? Ikka teeme, jah. Et siis mul on ka üks selline kleit. Kas siia tuleb siis, siia paneme uued voodrid või paneme üleni uued voodrid? Uue voodri? No selles mõttes, et ma arvan, et vist oleks vaja ikkagi siia, kus ta katki on. Varrukale? Ja võib-olla siis varrukatele Varrukavoodrid, jah? Uued voodrid. Ja siis on see kleit, mida ma tahaks lühemaks. Et see on natuke liiga pikk. Selga paremalt niisama öelda? Jah, ma tegelikult oskan niisama öelda. Ma tahaks, et oleks natuke ja natuke. Et üle põlveda. Okei, no, hoidke niimoodi. Nii siis kuskil. Jah, et jõuluvana tõi natuke liiga pika kleidi. Et teil on siin palju igasuguseid ülikondasid, et kas need on siin müügiks või mis te nendega teete? Laenutus. Laenutame ülikondi. Ahah, laenutate ülikondi. Ja mõni, kes tahab, võib ära kosta. Lootsin. Ahah. Aga põhiliselt nagu laenutus, jah. Ja siin on ka valged särgid, et neid kõiki saab siis siin laenutada, jah? Jah. Lips ja vest. Vestid. Smokingut. Need on Saksa smokingud. Ilvokski firma. Sealt me tellime see töö nagu sellise pidulikke ja pulma ülikond ja selliseid asju. Täitsa viisakas. Et mis teil siin on? Need on teil tellitud, mitte ise tehtud? Need on tellitud ikka, jah. Need on Saksa firma Ilvokst. Siis olid siin ka kusagil plakid. Selle. Ja siis on igasuguseid ülikondasid siin, jah? Et igas värvitoonis, igas suurused. Jah, enam-vähem suurused on jah, kuni seal 60 välja. Ja vestid muidugi? Jah, pidulikud vestid, ülikonnad on. Et kui palju siis laenutatakse ülikondasid? Enamast pidulik ja pulma ülikond. Jah, laenutatakse. Kooli lõpetamise puhul laenutatakse palju. Siis on igasugused üritused ja aasta lõpud näiteks on laenutatakse. Te olete 30 aastat olnud rätsep. Et kuidas üldse selline elukutse valik? Hakkas meeldima omal ajal. Tundus huvitav siuke. Endale kõigepealt tegin ja siis sai nagu õpitud seda tööd. Tallinnas tehnika või see rätsepite kool oli. Ja siis sealt läkski niimoodi. Ja siis, kui tuli see iseseisvusaeg, siis sai oma firma tehtud. Et milline oli tänavapilt meeste riietuses 30 aastat tagasi? Suht masendav. Kõik olid enam-vähem ühtemoodi, see lõikiga pintsaku või ülikonnad ja praegu on ikka siuke... Aga siis olid ikkagi ülikonnad selles mõttes ju? No kanti ülikondi, jah. Ülikondi telliti palju tol ajal, isegi kuskil 20-30 ülikonda kuus. Kuskil 30 aastat tagasi, jah. Isegi niimoodi oli. Ja järjekorrad olid pikad ja... Jah, tuligi isegi rohkem. No siis oli brigaad, kes töökodasid ei olnud jah eriti. Ja... Mis siis veel? Aga praegu siis tellitakse palju, kui siis telliti 20-30 ülikonda kuus? Jah. No siis ei ole saada ka poes mida. Aga praegu kui paljud tellivad siis rätsepa juurest ülikonna? No tellitakse. Aga jah, ülikonna ongi, meil on nagu kõik rätsepajad on pensionile jäänud ja ei ole enam, üks noormees on pärast võid rääkida temaga, kes teeb. Aga ta jõuab ka niimoodi 2 ülikonda või ülikonna 6 teha. Ongi.
Et nagu järelkasvu siis ei ole eriti, nagu ma saan aru. Üks on. Aga mis töid teid kõige rohkem siis praegu tellitakse? Pükse õmbleme, viigipükse mõõdu järgi, veste, ja ülikonda ka. Aga vähe, suhteliselt vähe. Ja siis igasugused õmblustööd, parandustööd, rätsepatööd, kõiksugused. Lukkude vahetused jopele ja trukkide löömised. Pudi. Ja kust tulevad kangad? Kangad, kui nüüd tellida tahate, siis tulevad Inglismaalt. Tellime, siin on kataloogid, erinevad värvid. Need tunduvad küll kvaliteetsed kangad. Need on kvaliteetsed kangad, jah, Inglismaalt. Aga kallid ka muidugi. Mis siis tuleb, ütleme, selline nagu hind ülikonnal? Kui lasta see nüüd õmmelda? Kuskil üle 1000 euro tuleb koos materjaliga. Isegi kuni 1500 võib minna. Hästi. Siin on nagu küll päris igale hingele seda valikut ja mustet ja ruutu ja triipu. Et kas siis võib olla kindel selles, et kui nüüd siit see ülikond tellid, et siis see kestab aastaid? Aastaid oleneb palju kanda. Seda ei oska öelda kunagi, jah? Mõni kannab aastaga läbi, kui iga päev kanda. Mõni paar-kolm korda kuus või aastas paneb selga, tuleb muidugi 5 aastat. 10 aastat. Üldiselt peavad, siia tulevad isegi kliendid, kes on tellinud mingi 10 aastat või 15 aastat tagasi ülikonna, tulevad nagu kohendama, kas siis on suureks jäänud või. Nii vahva on see kindlasti. Jah, siis vaatad oma vana tööd. Aga materjalid peavad hästi vastu, jah. Aga kas sellist juhust ka on olnud, et kus tulebki mõni klient tõesti 15-20 aastat tagasi ja siis vaatate enda seda tööd ja naerate, et mis see nagu teadmine ja oskus siis oli ja mis see nagu praegu on, et ise nagu itsid, et tegelikult on nagu kliendi mõistes on kõik hästi, aga ise vaatate, et jumal, et kuidas. Jah, ongi, on. See võib päris vahva. Tollal olid teised materjalid ja nüüd on ikka see tehnoloogia kõik teistmoodi. Et kas praegused kangad on siis paremad? Ikka paremad, jah, ikka. Aga ütleme siis, et kui te praegu vaatate siis nagu seda tänavapilti, et kuidas mehed riietuvad, et mis nagu tähendab, et mis tundega või mõttega te siis vaatate seda? Vaatan küll, jah, aga ega eriti ei häirigi midagi, täitsa viisakalt käivad riides. Joped, püksid, kampsunid. Nii et kena vaadata. No mulle tundub, kuidas mehed kannavad ülikonda nüüd ikkagi palju vähem kui näiteks isegi mingisugune 20 aastat tagasi. Jah, vähem ikka. Veste kantakse palju, vest ja püksid näiteks vestiga kokku ja päevasärk. Aga miks see muutunud on? Teie meelest olete mugavam on ju kanda mingit, mul endalgi džemper seljas. Hea, mugav soe. Suvel muidugi paned vesti. Aga kui mina vaatan tänavapilt, siis mina tahaks küll näha, et oleks rohkem ülikonnas mehi, sest et kui on nagu mees ülikonnas ja mantlis, siis ta on kohe nagu korrektsem. Ja kuidagi see hoiak või see on hoopis nagu teine. Siis võib Itaaliasse minema, Prantsusmaale, seal on ma tahaks, et Eesti mehed käiksid nii. No ei ole jah. Ja Triina, kas sa kannad iga päev kontsakingi või? Sõltub. Korrigeerivad pesu kannad iga päev või? Ei. Et minu jaoks see võiks olla nagu hea võrdlus, et kui sa eeldad, et mees kannab pintsakut, mis tegelikult olemata sellest, kui hea rätsep selle on teinud, ta ei ole mugav, sest ta ikkagi piirab seda liikumist versus kui sul on kampsun. Et minu jaoks nagu naiste puhul on samamoodi, et siis peaks nagu naised kandma kogu aeg korsetti, kogu aeg kontsa, kogu aeg, et nagu, et siis on nagu võrdne vaata. Ma tahaks natuke vastu vaielda. Nagu selles mõttes, et see on ju harjumise asi tegelikult. Et mõned ütlevad, et kleit ei ole mugav kanda. Aga mina ütlen, et minu jaoks pole püksid mugavad kanda. Ma suudan pükse ainult võib-olla haiamaal näiteks kanda. Et kui ma olen kodust välja, ma ei saa panna pükse jalga, sest mul on ebamugav olla. Et see on samuti väga suhtleline küsimus. Et minu mees näiteks ei saa nagu minna nagu välja teda nii, et tal ei ole pintsakut seljas. Et tema jaoks on see nagu väga mugav. Jaa, absoluutselt. No välja arvatud võib-olla tõesti nagu mõnikord väga kampsunid kodus näiteks. Mis nagu kellele, et see mugavus on väga nagu minu abikaasa, kellel on nagu pidevalt palav ja kes
nagu minu mees on nagu see, kes esimesena, kui see nii-öelda ametlik aeg saab läbi, siis ta tõmbab selle nagu lipsu lõdvemaks ja viskab pintsaku ära, sest et tal on väga ebamugav ja tal on palav sellega. Et noh, et see ongi nagu hästi individuaalne, eks. Ja mõni naine kannabki samamoodi iga päev korsetti ja kontsakingi, ja tal on ka mugav, et noh, ongi nagu mingis mõttes harjumuse asi, aga teisest küljest ongi see, et aga kuna tänapäeval see ei ole nagu otseselt vajalik ja standard, siis miks sa peaksid ennast piinama, kui see ei ole sulle mugav? Aga kena, aga ehk me saame siis nüüd töökotta ka piiluda. Piiluda telgitagustesse. Triin olen mina. Ainar. Meeldib tutvuda. Mis te siin teete? Praegu teen meeste mantlit. Hetkel valmistan seda esimesse proovi. Praegu jäljendan vajalikke jooni, et nende järgi hiljem orienteeruda. See on nüüd ka see Inglismaalt pärit riie või? Me enne seal vaatasime kangaid. Ja enamasti kõik siit tellitud kangad ongi nendest kataloogidest ja tulevad sealt. Need on hästi kõrge kvaliteediga ja muidugi ka hästi kallid kangad. Mis selle mantli hind siis tuleb? Oskate öelda? Mantli hind või? 2000, üle 2000 sinna kanti. Kangas juba ise ainuüksi oli 1500 eurot. Jaa. Et mantli kangas 1500. Noh, selle konkreetse. Ja kaua te seda mantlit teete? Ma arvan, et võib minna keskelt läbi 6 aega. Seal on 2-3 proovi, ilmselt 3 proovi. Seal on valinud selle tehnoloogiaks, et ma teen selle kõik käsitsi. Et see tulemus peaks niimoodi, see traageldatakse siia külge. Ja see pintsak on sellele samale kliendile. Aga miks siis on parem teha siis käsitsi see asi? Ma saan aru, et seda kõike saaks ka teha masinaga, kui te teete käsitsi. Lihtsalt tahaks teha seda vanade rätsepa traditsioonide kohaselt. Et see osasid ongi just, et anda sellele rinnale nagu kuju, et hoiaks täpselt siin niiviisi. Ja selleks ongi kõik see hõlm niimoodi pikeeritud. Mul ei ole üldse õrna aimugi, kui palju siin neid pisteid on, neid ma ei loe, aga kõik teeb niimoodi, et ta hakkab hoidma niiviisi. Ja samamoodi väär pikeeritakse. Siit on niimoodi haaratud seda kangast, et niit ei tule läbi. Et oled sealt ainult mõnda seda kiudu siis. Et see siis ootab praegu proovi. Kui manter oli esimeses proovis, siis me teeme korraga proovi ära, et klient ei peaks jooksma edasi. Aga jah, on väga põnev ja aega nõudev töö. Nii, siin on nüüd ühed püksid ja see riie tundub tõesti äärmiselt tugev. Mis ajast see riie on? No need on hästi vanad. Need on ikka mingisugused Eesti-aegsed kangad ikka. Et neid praegu niisama naljalt mitte kuskilt eriti ei saa. Et enamasti vedeleb siuke asi kellegi kapis ja inimesed tihtipeale üldse ei oskagi hinnata, nagu et mis väärtus siukstel kangastel on. Näiteks nende pükste puhul tuli klient siia, tema küll teadis, et mis kangas see on, kuna ta sai selle päranduseks. Et kanga ikka pärandatakse näiteks, et väga hinnaline. Et tasub vaadata ikka maal või suvilas, ükskõik kus, et mis seal vedeleb. Vaadake, mis teil kapis on, jah? Kulda. Läbi selle pressime niimoodi viigid sisse, hoiame peal ikka, et need jääks püsima siia. Et kui ükskord need viigid siia korralikult sisse saad, siis need peakski
siia ikka jääma, sest koolis öeldi ka, et kangal on mälu. aga kuidas sai teist rätsep? Algselt ma õppisin üldsegi majandust ja olin hästi pikalt raamatupidaja. Ja siis see töö oli selline, mis oli siuke, iga kuu hakkas kõik täpselt samamoodi pihta ja ei olnud mitte mingisugust töö tulemust. Siis ma otsustasin, et ma tulen sealt üldse ära. Ja siis võtsin aasta vabaks ja mõtlesin välja, et mida ma tahan teha. Ja siis mõtlesin, et ma lähen üldse äkki kutsekooli. Ja kuna mul on palju tuttavaid ka, kes on siuksed hoovad kunstiinimesed, siis sealt ka äkki tuli mingi inspiratsioon. Ema oli mul kunagi õmbleja, isa oli kingsepp kunagi ja vend on üldsegi puidu peal. Ja siis mõtlesin ka, et tahaks teha midagi loovat, et töö tulemus oleks näha. Ja siis ma lõpuks otsustasin, valisin välja, vaatasin, et kutsekoolis oli rätsepaamet. Seal oli see muidugi naistele, aga ma mõtlesin, et kuna mul ei ole mitte mingisugust kokkupuudet selle õmblustööga ega midagi siukest, siis piisab mulle sellest ka nagu, et küll ma pärast edasi saan vaadata, mis saama hakkab. Ja siis tulid seal praktikad ja sain kooli sisse. Ja siis seal koolis on praktikad, siis ühe praktika tegin Vanemuisas, seal on ka meeste rätsep, juurdelõikaja. Ja siis teise praktika tegin siin. Ja siis lõpuks ma siia püsima jäin. Ja kuna Urmas on hästi kogenud, ta on juba teinud seda, ma ei tea, 30 aastat või. Ja siis ma arvasin, et on õige mõte tulla siia tema juurde, sest kust mujalt ma seda õpin kui meistri juurest. Ja siis olin siin ja siis siiamaani õpin siin. Kui olen siin olnud juba jupp aega, siis ma pöördusin sinna Töötukassa poole ja tegin selle äriplaani. Ja siis nüüd avan enda kohta ka vaikselt. Vaatab, mis sellest saab siis. Aha, et te teete siis uue koha täitsa? Jah. Siia Tartusse kuhugi? Tartusse aparaaditehasesse. Aha. Et Urmas on mulle olnud suureks toeks ja kogu aeg mind nagu tagant tõukanud, et ma tegutseks. Peab ju hoidma seda ametit kuidagi ennem, kui see üldse ära kaob kuskile. Jah. Eks kunagi võtan äkki ise ka enda ühe õpilase. Kindlasti, kui keegi tahab tulla minu juurde, siis ma olen nõus õpetama. Ainult sel juhul, kui ma ikka ise juba seda valdan ka ikka niiviisi nagu Urmas. Aga väga tore, et suur tänu teile ja palju jõudu teile! Edu teile ka!